Kalevi Jahtklubi meistrivõistlustega, siis selleks aastaks on ühel pool ja üldiselt suhteliselt uskumatu suveilm oli meil terve nädalavahetuse vältel, et kui mina oma elus olen päris palju Floridas harjutanud, siis seal talvel igatahes nii soe ei ole. Et väga kihvt ja väga mõnus nädalavahetus. Et minul isiklikult see oli pigem selliseks lõpp-ettevalmistuseks MM-i eel, mis toimub Taanis, kus justkui ka peaks olema täpselt sama kuum, nii et selles suhtes oli, ma arvan, väga hea natukene ka teravust tekitada ja nooremate poiste vastu ennast stardiliinil nagu proovile panna. Kahjuks ütleme siis endiselt noored poisid veel peavad natuke tööd tegema, et selliseid päris teravaid olukordi oli mul üsna vähe, aga eks ma loodan, et regati haaval ja aasta haaval tulevad mulle ikka lähemale ka. Selle regati olud on olnud päris tuulised, et esimesed 2 päeva saime usinalt kallutada ja teisel päeval jäeti lausa sõidud ära, et tuult oli natuke liiga palju. Teise päeva tuul minu jaoks oli natuke liiga tugev, aga täna on hoopis teine päev ja tuult on vähem ja see sobib mulle rohkem. Viimasel sõidul katsun hea stardi teha ja üritan püsida grupi ees. Regatt on selline, mõnestes minule on see üsna ebastabiilne, sest et kohati ma suudan nagu seal hästi sõita, kohati olen seal tagapool, aga mulle endale meeldivad rohkem sellised keskmised tuuled, et nagu ma saan kallutada, aga ma saan paadi maha, et nagu tugevad tuuled, tugevatega läheb juba keeruliseks natuke ja vaiksetega on ka, aga eks peab hakkama saama ja jah, ma ei oskagi öelda. Plaanime sõita Aarhussi. Täna on viimane treeningpäev siin Eestis või võistluspäev. Ja see regatt on toiminud meile sellise ettevalmistava regatina, siis pigem just oleme keskendunud sellele enda sõidule, mitte väga konkurentidele. Et oleme tahtnud saada paadi liikuma nii kiiresti kui võimalik. Meil on siin 2 49erit ja 2 49er FX-i. 49er FX Tammiste ja Sepp on meie treeningpartnerid, kellega me kogu aeg koos trenni teeme ja nad ikka üllatavad meid. Teagi, kas on hea või halb, aga ikka on tore, et peab kogu aeg hoidma lihased pinges ja meele värskena. No esiteks Eesti suvi on andnud väga head võimalused purjetamiseks. Ma arvan, nii sooja suve meil pole väga ammu olnud, et selles mõttes ideaalne purjetamisilm, tuul ja soe õhk, et selles mõttes tingimused on juba väga head ja nagu näha, meil on ka 4 konkurenti praegu või kokku meid on 4, siis põnev on, et selles mõttes Eesti võistlustega me oleme väga rahul. Kui tuult on rohkem, siis tuleb ikka suurte mahtega jõuda proovida. Aga kui on selline vaiksem tuul ja keerutavad olud, siis nagu reedene päev näitas, siis ka nooremad tulevad päris hästi välja, pakuvad meile päris palju pinget. See on tore.
regatt on siiamaani olnud üsna hea, et kõigil 3 päeval on olnud piisavalt tuult, et sõita ja tuuleolud on ka üsna head olnud. Ja siiamaani on kõik hästi läinud. Et peamised konkurendid on olnud Aleksander Kuusik, Karolin Härm, ma ei mäleta, kes seal on esi-3 praegu.